No Volvo XC90 kauoodud kaunikene juba tegelikult meie saatest ka kuu auto rubriigist läbi käinud, ehk siis me oleme teda korra juba nii-öelda kiitnud ja laitnud. Nüüd me saime võimaluse reaalselt ka siin autosse sisse istuda, et me peame muidugi juba esmapilgul enne sõitmist kiitma teda taevani. Ma ei tea, kas see on nüüd õige tegu või läheb juba liigseks uhkustamiseks? Ei, veidikene kiitust juurde lisada ei tee kunagi halba, sest tegemist on tõepoolest ju igati väärika järeltulijaga sellele esimese põlvkonna X90, mis juba 2002. aastal Volvo poolt välja toodi ja nüüd on möödunud siis juba tervelt 13 aastat, kui tullakse siis teise põlvkonna mudeliga rahva ette ja senimaani on ta kõikjal maailmas, kus ta nii-öelda neil kuudel ja nädalatel on autoostjate ette toodud ja proovisõitu alustatud, pälvinud ohtralt kiidusõnu. Nii et võib kiita küll. No, 13 aastat ikkagi, ma eeldan, et see auto enam nii-öelda ei liigu, ennem lähevad asjad veel moodsamaks ja uhkemaks, aga kui nüüd võtta nii-öelda kõige suurem muutus sellest kontseptsioonist, et auto tegelikult on ju täiesti teistsugune. Mis on see, millele rõhku pannakse, mis on siin tähtis? Ütleb nii, et see sama X90 ongi nüüd tegelikult esimene pääsukene Volvo uues mudelite põlvkonnas peale X90 siis samale platvormile ehk siis kuidas ta on siis nii-öelda mastabeeritav arhitektuur, mis tähendab seda, et platvormi saab siin pikendada, lühendada ja vägagi suures mahus muuta. Tulevad õige varsti järeltulijad populaarsele sedaanile S80, populaarsele universaalile V70 ja Eestis väga hästi minevale X70. Neid kõike tahaks loota juba järgmisel aastal Volvo huviliste ette tuua. Ja seepärast oligi Volvole äärmiselt tähtis seesama esimene uue mudeli põlvkonna auto väga korralikult ja põhjalikult välja töötada, et võimalikult vähe oleks probleeme, mis nii-öelda tihtipeale autodel oma esimest eluaastate jooksul esineb. Nii et me oleme küll täiesti veendunud, et siin enam laste haigustest rääkida ei saa, sest aega, mille jooksul on seda X90 arendatud, on olnud piisavalt. Kui me võtame selle sama masin ette, me oleme tegelikult Genfi autonäitusel näinud teda tippmudelina esitusel, me nägime teda siin täisvarustuses, aga ometi baasvarustuses on hind märksa odavam kui nendel tippmudelitel. Mis see baasmudel endast siis kujutab? Kas on see midagi puudu ka? No 52 000 euro eest saab juba üsna korraliku auto, aga kuna X90 on nii-öelda luksusmaasturite klassis, siis see klient loomulikult, kes sinna poole vaatab, tahab alati võimalikult rohkem endale seda sama kaasaegset tehnoloogiat, meelelahutussüsteeme, seesama Bowers & Wilkinsi premium audiosüsteem on tänasel päeval automaailmas tõenäoliselt üks kõige paremaid, mille 1400 wattine võimendi 19 kõlarit on tuunitud välja täpselt vastama siis Göteborgi Konzerthuseti akustikale, nii et alati on võimalik veel ja veel lisada, aga loomulikult on baasversioonis X90 Volval ei olegi baasversiooni, et see algab kohe siis versioonist nimega Kinetic pihta, on juba täiesti korralik auto, nii et ma arvan, et kliendid, kes arvavad, et nendele on taskukohasem nii-öelda baasversiooni versioon on ka täiesti rahul. No nii, Robert, mis minu arvamus ei ole siin nagu selles mõttes väga adekvaatne, sest see auto meeldis mulle, jah, ma olen nii Volvo mees ise ja see auto meeldis mulle juba enne seda, kui ta välja tuli. Mul on kuidagi nagu kahed tunded, ma ootasin, et ta on ikkagi halvem.
et Volvo on ikkagi natukene ju soliidsema härrasmehe auto ja mina noore kukene tahaks ikkagi pauku ja mürtsu, aga vaata kui soliidne see on tegelikult, millised nahad, millised puitmaterjalid, sisu on tal igati äge. See, et üks korralik tahvelarvuti on siin paneeliga, aga nägid sa, mis väljad meil all on? Meil on 21 tolli väljad all, 40 kõrgusega rehv ja see auto ei ujub absoluutselt. Null tegelikult. Mul puuduvad igasugused negatiivsed emotsioonid selle auto suhtes. Ma ütlen, ainuke asi, mis võtab aega, enne kui sa selle autorooli nagu istud, võtabki aega seesama ütleme siis iPad, mis sul siin on, sellepärast, et nuppe, nagu näha, enam ei ole. Ainuke asi, mis sa saad siit teha, saad tagaklaasi soojenduse panna, ohutule ja ongi kõik. Kogu elu käib näpuga puututundliku ekraani peal, ehk sa pead selle endale alguses. Jaa, absoluutselt, isegi kliimad, kõik asjad on siit võimalik panna, tõsta autot, langetada, no ma ei tea, kogu elu käib, kellel on olemas tahvelarvuti kodus, see oskab sellega ringi käia. Ma usun, et tegelikult ma arvan, 1,5 tundi võib olla enne esimest sõitu või asjaga tutvuda. Sellepärast, et harjumatu on see, et nuppe ei ole.